Jah, liigume edasi küsimuste juurde. Need on siis varem esitatud küsimused. Siin on selline küsimus. Kardan teha vaktsiini, kuna ei ole teada selle pikaajalisi mõjusid tervisele. Samas kannatab vaimne tervis, kuna ei saa väljas käia. Mida soovitaksite teha? Mina soovitaksin vaktsineerida. Eriti veel, kui inimene tunneb, et lisaks võimalusele, et ta võib jääda COVID-19-sse, kui ta on vaktsineerimata, see praegune olukord mõjutab ka tema vaimset tervist. Aga nüüd omaette küsimus on see, et tõesti paljud inimesed justkui nagu kardavad vaktsiinide pikaajalisi mõjusid ja see on justkui jäänud nagu kõlama, aga vaktsiinid on ju immunoloogilised ravimid ja vaktsiini manustatakse kas üks kord või mõned loetud korrad, on nii. Me ei manusta seda ju mitte igapäevaselt, see ei ole mitte mingisugune selline aastatepikkune ravikuur, kus võibki tekkida siis see kõrvalmõju pärast seda, kui ma olen 3 aastat seda ravimit kasutanud. Vaktsiinid on ju teistmoodi. Ja nüüd, kui me vaktsiini manustame, siis tõepoolest need kõrvalmõjud võivad tekkida, sest immuunsüsteem saab ju aru, et midagi võõrast on temasse sattunud, ta veel päris täpselt ei tea, mis see on, ta käivitab natiivset immuunvastust ja me teame, et COVID-vaktsiinid võivad olla ka suhteliselt reaktogeensed, võib tõusta palavik, võib olla selline kehva enesetunne, see ei ole COVID-19 läbipõdemine, see on nii-öelda selle immuunsüsteemi käima lükkumise märk. Ja nüüd selle immuunvastuse käigus ja kogu selle protsessi käigus tegelikult ju see antigeen või see vaktsiin viiakse organismist välja. Ja see toimub tegelikult suhteliselt ruttu. Ja immuunvastuse nii-öelda küpsemine võtab veel aega mõned kuud ja on teada mõningad haruldased kõrvalmõjud, mis võivad avalduda, 2-3 kuu möödudes pärast vaktsineerimist. Näiteks, punetiste vaktsiini puhul me teame, et on teatud inimesed, kellel see immuunvastus võib rünnata lühiajaliselt ka nende enda trombotsüüte. See on selline mööduv immuuntrombotsütopeenia, mis võib tekkida ühel juhul 3000-st, ühel juhul 30 kuni 60 000-st. Põdemise järel on see 10 korda sagedasem ehk üks juht 3000-st, aga see tekib kuskil maksimaalselt mõne kuu jooksul. Ja nii-öelda mitteelusate vaktsiinide puhul tegelikult ei ole olemas selliseid pikaajalisi kõrvaltoimeid, mis saaksid tekkida, aasta, 2 aastat, 5 aastat pärast vaktsineerimist. Ja COVID-vaktsiine on praegu maailmas manustatud juba 7 miljardit doosi. Ja? Nii et tegelikult andmestik selle kohta, missugused on COVID-vaktsiinide kõrvaltoimed, on tegelikult palju suurem, kui meil praktiliselt kõikide muude või väga paljude maailmas kasutusel olevate ravimite puhul on. Ja see kogemus on meil tegelikult ju selline, et neid vaktsiine on hakatud manustama juba aastal 2020 juulikuust peale, nii et tegelikult teadmised on meil küll sellised olemas, et mina julgen küll praegu väga kindlalt öelda, et see inimene peaks minema vaktsineerima. Aga korraks veel ka kõrvaltoimetest, et tõesti ka meil Eestis on ju 1,4 miljonit vaktsiinidoosi ja rohkem tehtud. Kõrvaltoimeid on registreeritud mingi üle 5000 ja need protsendid on siis mingi 0,01% on nii Pfizer kui Moderna ja Jansseni vaktsiini puhul siis manustatud doosidest meil on siis 0,02%. Nii et täna need registreeritud kõrvaltoimed, mis pooleks on siis arstide poolt, teine pool on inimeste endi poolt, need numbrid on tegelikult imeväiksed. Nii et jälle me räägime sellest, et see kasu-kahju suhe ja ütlen ka, et minge vaktsineerima.